Kiitus Jumala, isa, paletan ka enne kui alustan. Kallis taeva isa, ma tänan sind selle päeva eest, mis sa oled meile täna kinkinud ja isa, ma tänan, et sa saad kõnetama meid kõiki ja ma tänan, et sa oled andnud sõna, mida öelda inimestele edasi ja palun, et sinu võitmine tuleks ja juhataks mind ja täidaks mind ja ma isa, ma palun, et puuduta igaühe südant, et keegi oleks kõva südamega või keegi oleks kinni oma südames, vaid et igaüks oleks avatud, võtma vastu sinu käest kõike head, mis sa oled valmis pannud meie kõigi jaoks, sest sa oled loonud meid enesele austuseks, sa oled loonud meid selleks, et meie elud võiksid austada sind, et meie elu võiks olla miski, mis on eriline sinu jaoks, mis teeb rõõmu sinule. Isa, me kõik oleme selliste kalduvustega, et me eksime ja teeme pattu ja teeme valesi asju ja valesi valikuid aga sina oled see, kes sa puhastad ja pühitsed meid. Isa, me palume armu igale ühele, et me südamed oleks lahti, et me kõrvad oleks lahti, et me kuuleks ja näeks, et me ei oleks pimedad. Ja kui me oleme pimedad, sina oled see, kes teed meid nägijaks. Isa, me usume selleks ja me palume sind selleks, et tee meie silmad lahti, et me näeksime neid asju, mis sina tahad meile näidata ja et me kuuleksime neid asju, mis on vaja kuulda. Kallis taeva, isa, õnnista igat kuuljat, igat silma, mis siin on ja igat südant puuduta Jeesuse nimel. Aamen. Ma alustuseks loen mitte ei loe, vaid ütlen tsitaadi, mida see on nüüd soojenduskirja kohta. Nagu mõnedel bändidel on soojendusbändid, mul on üks soojenduskirja kohta, ütleme tsitaat, mida Jeesus rääkis. Ma vist loen muidu, et mul sassi ei läheks. Ma loen sellest vana tõlke järgi, sest see on natukene mahlasem tõlge. Siin Jeesus tähendab, see on niimoodi, et jüngrid küsisid Jeesuse käest, et missugune on sinu tulemise, missugune sinu tagasi tulemine, missugune see kõik välja hakkab nägema, siis Jeesus rääkis küll nii, küll naa ja kolmandat moodi ja võib-olla isegi neljandat moodi. Ja siis muu hulgas ütles ta sellised sõnad. Kus on raibe, sinna kogunevad kotkad. See on väga huvitav tsitaat. Vana tõlge, tähendab uuem tõlge ütleb, et kus on korjus, sinna kogunevad raisakotkad. Et on väga huvitav, et Jeesus näeb sellised asju või tsiteeris seda. Ta vihjas tegelikult ise endale. Ja nüüd küsimus on, et miks kogunevad kotkad ja kuidas nad üldse seda korjuse üles leiavad, nad tegelikult otsivad. Nad näevad väga kaugele, nad võivad olla isegi mitme kilomeetri kõrguselt ja nad leiavad selle korjuse üles, selle raipe üles. Ja ekslikult arvatakse, et nad tunnevad seda lõhna, selle raipe lõhna, aga tegelikult on neil suurepärane nägemine. Võib-olla mõned kotkad tunnevad lõhna ka, aga nad leiavad üles selle silma nägemine, nad näevad mitme kilomeetri kauguse, nad leiavad üles selle. Ma paluksin, et kaamerameester pange see number 3. kaamera. Et kui sa vaatad seal 3. kaamerast, siis sa tegelikult teie, kes saalest ei näe võib-olla nii hästi, aga sa näed väga üldiselt pilti, sa ei näe nagu detaile eriti. Ja kotkas näeb samamoodi, mitme kilomeetri kõrguselt ta näeb neid sellised pisikeselt asju kõike. Aga tõenäoliselt, kui sa 3. kaamerast vaatad, ega ta ei näe minu teksti siit. No nii, ega ta ei näe. Aga kotkas keskendub sealt ülevalt mitme kilomeetri kauguselt ja ta näeb, mis siin on kirjas. Sellepärast pange nüüd number 2 kaamera. Kui te saate, siis kui sa näed, kui sa vaatad, siis ma tea, kuidas te näete, sest siin on üks telefonikõne tulemas, et sa näed detaile, kui sa nagu keskendud millegile, sa võid kõrgelt ülevalt vaadata, sa näed midagi, mida sa peaksid nägema, mida sa otsid. Oleneb tegelikult, mida sina otsid oma elus. Te võite nüüd midagi mujale panna, kui tahate. Aga millele sa keskendud oma elus? Kas sa otsid nii-öelda raibet või sa otsid asju, mis sulle meeldivad? Et kotkas leiab mitme kilomeetri kauguselt ja kui üks kotkas leiab midagi, siis ta tiirutab selle kohal ja siis
laskub selle koha juurde ja teised kotkad jälgivad samamoodi ümberringi. Mida teised kotkad teevad? Ja kui nad näevad, et kuskil käib kogunemine, nad lähevad ka sinna, lähevad vaatama, mis seal toimub. Ja niimoodi toimub see kotkaste kogunemine. Ja ma vaatan, et siin on ka kotkaid tekkinud. Mõni on õige näljase näoga. Ei tea, miks. Et mina usun, et kui inimesed otsiksid nagu kotkas raibet, või seda siis väljendus, kui see ei ole ilus väljend, seda korjust. Kui inimesed otsiksid niimoodi Jumalat, kui inimesed vastaksid Jumala kutsele, kui Jumal kõnetab neid, siis ma usun, et väga paljud inimeste elud saaksid säästetud paljudest jamadest. Et on asju, millest me ei saa võib-olla tõesti, sa võid paluda, otsida Jumalat ja lähed läbi ikkagi mingist hammasratastest, aga väga paljud inimeste elud saaksid säästetud paljudest jamadest, kui nad vastavad Jumalale õigel ajal. Kui nad panevad tähele, isegi kui nad on kaugel Jumalast, aga kui sa keskendud sellele, mida Jeesus räägib, ja kui sa vastad sellele, siis Jeesus saaks päästa. Mitte olukorrad ei ole süüdi. Meie eludes, kui midagi läheb nässu. Väga paljud inimeste elud ja abielud, tervised saaksid säästetud, kui inimesed keskenduksid Jumalale. Et tormid ja sellised keerulised olukorrad ei ole süüdi selles, et minu või sinu maja variseb kokku. Vale vundament on. Sa oled keskendunud valedele asjadele. Ja tervis samamoodi. Et minul on küsimus. Ma esitan mõned küsimused. Kas Jumal on tormi ajal sinu elus? Kas Jumal üldse on sinu aja? Kui sul on torm elus, kas Jumal on sinu elus? Kas Jumal oli enne tormi sinu elus? Kas Jumal on enne tormi sinu elus? Mida tegi Jumal enne tormi sinu elus? Kas ta tegi enne tormi midagi sinu elus? Kas ta ütles sulle midagi enne? Sest et Jumal on ka tormid loonud. Küsimus on, kas sa oled valmistunud selleks? Kui sa näiteks, mõned käivad koolis, tulevad eksamid, kui sa ei õpi korralikult, kui sa ei keskendu sellele, kui sa tegeled muude asjadega, mängimistega või endale meeldivate asjadega, siis sa valmistud ennast ette läbi kukkumiseks. Sa ei peagi õppima, sa lihtsalt valmistud teistmoodi ette, et sa kukud läbi ja mõned inimesed valmistavad oma elu niimoodi ette, et nad kukuvad, nende abielud kukuvad läbi, nende võib-olla tervist, kui sa elad väga sellist elu, kus sa üldse ei hooli sellest, sa valmistad samamoodi. Aga kui sa tahad keskendud nagu kotkas millegile, siis sa saad saavutada oma eesmärgi. Ja need, kes keskenduvad, need saavutada oma eesmärgi. Ja sellest sõltub, missugune saab olema sinu elu. Ja see on tähtis. Enne, kui sa üldse tegelikult elu elama hakkad, sa pead need küsimused endale paika panema. Ma loeksin ühe kirjakoha nüüd, see on Koguja raamatust. Ma loodan, et saab ka siin sõnad ekraanile panna, et öeldakse, siin on üks kirjakoht, kus Koguja on väga tark mees, ütles 4. peatükis salm 17. Hoia oma jalga, kui sa lähed Jumala kotta. Kuulama minek on parem kui alpide ohvri and, sest need ei tea, et nad teevad kurja. Selline huvitav nagu mõte. Et kas ma siis nagu, mis ma pean nagu ette vaatama? See mõeldakse, hoia oma jalga, mõeldakse, et sa ole ettevaatlik, kui sa lähed Jumala kotta. Et sa pead, see on täiesti võimalik kuulata, tulla kogudusse, tuua mingid ohvriande ja teha kurja samal ajal. Teha isegi Jumalat teenides võib teha kurja. Kui sa ei usu seda, siis Jeesus rääkis sellest mitmel korral, kus ta ütles, et kohtupäeval paljud inimesed tulevad minu juurde, ütlevad, et lase meid sisse ja Jeesus ütleb, et minge ära minu juurest kõik ülekohtu tegijad. Et need inimesed teenisid Jumalat
ja nad ei saanud aru, et nad tegid kurja midagi. Probleem ongi, et inimesed on nii-öelda, mitte ei ole asi selles, et nad on süüdimatud, et nad ei saa aru asjadest, vaid nad on albid. Ja kui sa tahad teada, kes alp on kergemeelne inimene, kes ei mõtle, mida ta teeb. Jumalal öeldakse sellised mõtlematuid sõnu ja jäetakse neid täitmata. Näiteks on meil ju sakramendid sellised, et armulaud. Armulaud on see, kui sa võtad osa Kristuse ihust ja verest. Ja siis seal on isegi öeldud iga kord, kui pastorid siin meil annavad armulauda, ütlevad, et katsuge ennast läbi, et sa ei sööks ja jooks endale nuhtlust. Et kui sa seda vääritul viisil, kui sa ei anna aru, mis sa teed, sa ei saa aru, see ei ole lihtsalt, et ma palud endale mingit kaitset peale ja elad nagu ikka pagan edasi. Et sa teed endale nuhtluse, kaela tood niimoodi. Et see on üks viis, kuidas alp inimene võtab osa, nii-öelda teenib Jumalat, toob ohvrit Jumalale. Ma annan oma elu küll sulle, aga tegelikult elan nagu ikka, kuidas tahan. Et sa teed asja hullemaks. Piibel ütleb, et paljud on surnud ja jäänud haigeks selle tõttu, et nad on vääritul viisil osas võtnud sellest. Üks teine viis, ristimine. Meil varsti tuleb ristimine. Ma ei tea, kas need inimesed on siin. Et mõtet on ristida siis, kui sa võtad asja tõsiselt. Kui sa annadki päriselt oma elu üle. Et nüüd on kõik. Nüüd ma hakkan järgima Jeesust 100%. Ma võtan oma vana kombed, vanad eluviisid jätan maha. See ei tähenda, et sa nüüd ei tee üldsegi pattu enam. See ei tähenda, et sa üldse ei eksi kunagi ja ei tee midagi rumalat. See ei tähenda seda, vaid see tähendab seda, et ma olen teinud otsuse. Kui ma komistan, ma lähen ruttu Jeesuse juurde, palun andeks, palun abi. Ja kui sul on mingi sõltuvus, millest sa ei saa kuidagi jagu, siis just nimelt tuleb armulaust osa võtta. Siis just tuleb teha see ristimise otsus, et anda üks märk maha, et ma tahan Jeesust järgi. Sa annad oma südame selleks, et avad ennast oma elu talle, et ta muudaks sind. Mitte ei hakka õigustama. Sageli on paljud inimesed hakkavad õigustama. See on vääritu viisil nii-öelda albi ohvri and. Kui ta teeb seda asju vääritu, kui ta võtta tõsiselt neid asju, hakkab õigustama ka veel oma eksimusi. Samuti laulates. Paljud inimesed tulevad Jumala ette altari ees ja ütlevad, ma armastan sind. Ja siis tuleb elutormid. Ja siis avastatakse, et ei, me tegelikult ei sobi üldse. Ja siis neile meeldi mõned asjad. Tormid tulevad niikuinii. Et küsimus on, et miks inimesed ei suuda taluda enam pärast, kelle sa olid enne armunud, miks nad ei suuda enam taluda seda inimest. Aga ta nii vastikult käitub ja ta on nii jumalatu võib-olla ja ta on kes iganes. Aga kui sa andsid tõotuse Jumala ees, kui sa tõid ohvri nii-öelda, andsid ennast selle inimese jaoks, siis Piibel ütleb, et see on alp inimene, kes lihtsameelselt võtab oma sõnad tagasi. Ma loen sulle siit, see ongi see probleem, et inimesed taganeb sellest, mis ta kunagi on tõotanud. Kogu ja siin 5. peatükk, ma loen siit seda ka natuke edasi. See on väga oluline kirjakoht. 5. peatükk, salm 1 loen. Ära ole kärme suuga, su süda ärgu tõtaku sõna laus oma Jumala ees. Sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal. Sellepärast olgu su sõnu pisut. Ma olen teine pool teises salmist. Paljudest sõnadest kostub albi hääl. Kui sa näed, mõni inimene räägib väga palju. Ja sa lõpuks saad mingi hetk aru, et seal on üks tühi jutt tegelikult. Et see näitab, et inimene on nagu alp. Et parem 9 korda mõtle ja siis ütle. Kui sa annad Jumalale tõotuse, salm 3, siis ära viivita seda täitmas, sest albid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad. Et see, mida Jumal nagu ootab meilt, et kui sa üldse tõotad midagi, siis mõtle enne ikka hoolika läbi. Et ja ära viivita, kui sa oled juba lubanud. Kui sa oled lubanud näiteks sellele inimese, kellega sa koos oled, isegi kui need suhe on kuidagi nässu läinud, siis otsusta. Ma andsin Jumala eest tõotuse. Ma tõotasin, et
et ma täidan seda tõotust. Ma annan endast kõik, et ma ei hakka ootama temalt nagu mingit erilist nagu teenet. Sa andsid iseennast selle inimese jaoks. Loomulikult, kui sa oled veel noor, sul on võimalus valida, siis vali ju hoolega. Aga kui sa oled valiku teinud, kui sa oled juba tõotus andnud Jumala ees, siis tuleb täita seda tõotust. Salm 4, parem on, kui sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Ära lase, et sinu suu saadab su ihupattu tegema ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus. Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastama ja su käte tööd hävitama? Sageli ongi niimoodi, et kui inimesed on näiteks aastaid abielus olnud, siis nende elutöö nagu justkui läheb katki. Nagu maja variseb kokku. Ja see on nii valus seda vaadata tegelikult, et keegi ei taha seda. Aga tegelikult inimesed tegelikult valmistuvad ise selleks ette, kui Jeesus kõnetab neid enne, kui sa abiellud. Miks sa ei vasta sellele? Või miks sa ignoreerid? Sinul on valida ju, kas sa ignoreerid või paned üldse telefoni ära või selle Jumala kutse paned ära. Jumal kutsub, tee seda, ta räägib hoopis teistest asjadest sageli, aga seda teistest asjadest rääkides valmistabki sinu elu näiteks olulisteks asjadeks ette, millest sa ise ei saa aru praegu. Et milleks peaks Jumal hävitama su käte tööd? Tegelikult ei hävita mitte Jumal, vaid sinu enda rumalad valikud. Sinu enda otsused hävitavad sinu elutöö, kui sa oled nagu sellises olukorras sattunud. Ehk siis ma olen mõelnud selle peale, et enne kui inimene, no näiteks noor mees või noor tüdruk kihluvad ja enne kui sa üldse teda kohtusid, teab Jumala ette juba, mis sellest abielust saab. Ja sellepärast Jumal tahabki sind juba ette valmistada. Ta teab, kas abielu läheb hukka, kas sinu tervis näiteks läheb hukka, kui sa ei hoolitse selle eest, kui see pane tähele Jumala sõna, sest Jumala sõna ütleb, et kes kuulab minu sõna, siis tema ihu on terve. Ta säästab ja hoiab sinu ja kõik eluvaldkonnad, mis meil on, sellest Jumal saab nagu hoida ja kaitsta meid. Ja sellepärast Jumal ütleb, et kuulma minek on parem kui alpide ohvri and. Sellepärast peabki kuulama. Isegi kui sa oled alp, isegi me kõik oleme albjad. Mina olen samamoodi nii-öelda võtnud asju võib-olla kergemeelselt. Alp on see, kes võtab kergemeelselt asju, kes midagi meelde, siis muudab oma otsust ja et meil on ka meil kõigil on mingil määral sellised kalduvusi. Aga kuulama minek, tulla kogudesse, kuulata, mitte targutada, mitte teada, mina tean kõike, mismoodi asjad on, vaid et sa õpid niimoodi omandama Jumala tarkust, Jumala juhtimist, õpid kuulama, mida Jumal räägib. Ja lauluraamatus 15 salm 4 ütleb siin niimoodi, et siin räägib sellest tõotusest, mida inimesed annavad, et kes vannub enesele kahjuks, kui te riku vannet. Et kui sa annad nagu vande, kui sa annad tõotuse, siis võtad endale kahjuks kas või seda. Isegi kui see toob sulle kahju, aga ma ei riku vannet. Ma jään kindlaks sellele. Ja see on väga oluline. See on üks asi, miks Jumal seda teeb. See on ettevalmistus sinu jaoks. Et sa ei oleks selline kergemeelne, et ta tahab, et sinu elu, et sa keskenduksid nagu see kotkas sellele raipele. Sest muidu sa jäädki nälga, nagu kui kotkas ei keskenduks sellele, ta sureb nälga seal. Ta võib seal näha suurepäraselt, tal on väga hea nägemisvõime, aga kui ta ei keskendu, kui ta ei otsi, siis ta sureks ka nälga, aga nemad, mul on tunne, et mõni kotkas on palju terasema arusaamisega kui mõni kristlane. Ma loen veel ühe kirakoha. Või õigemini, ma tahaksin rääkida nurkadest ka. Igal kivil on mingi nurk. Et kui sa oled mõelnud, et mõned inimesed on väga nurgelised, siis sageli öeldakse niimoodi, et sul nurgad oleks vaja maha lihvida. Sa oled liiga sukene, tead,
terava, sa nagu segad minu elu, sa oled liiga teravalt võib-olla või kahtlemata on vaja mingid nurkasi võib-olla lihvida. Aga kui me mõtleme, kui inimene oleks täitsa kõik niimoodi, et teistele meelepärane, siis ta oleks ta varsti ümmargune pall, nagu see piljardikuul, eks. Aga sa tead, et selliste ümmarguste pallidega ei saa mitte midagi ehitada. Ma ei tea, kas meil on siin piljardikuul, kui palju on, aga nüüd on juba hilja seda võtta. Sest kui näiteks mereliiv on selline, nad on ümmargused liivaterad, sest merelaine on need loksutanud ja lihvinud ja sellest ei tohi mitte midagi ehitada. Isegi kui sa paned seda tsementi ja betooni, see laguneb koost. Kõik ehitusliivad on kandilised või ristkujulikud. Kui sa vaatad seda, keskendud sellele, sest neil on nurgad. Nii et asi ei ole mitte nurkades, kui see ehitad midagi, ma võtsin kohe telise kaasa siin, mitte telise, vaid kivi. Sa näed, siin on väga teravad nurgad. Ja ma võin sellega torkida kedagi ja teha kedagi vigasega isegi tappa, sest see on nii terav siin. Nurgad. Aga samas sa võid seda kasutada ehitavuseks niimoodi, et need nurgad hoiavad teisi tellised koos. Et Jumal on ka igale inimesele võib-olla mingi nurga loonud. Ja sa ei pea seda lihvima, vaid sa pead selle andma Jumala kätte. Andma Jumalale, et mis jaoks ma pean seda, milleks oled mind loonud, kus ma käin, kus ma pean olema oma sellise nurkadega. Ja on kindlasti ka asju, mida Jumal lihvib, aga mitte laskma nii nagu inimesed mõnikord tahavad sinult teatud nurkasi ära teha. Et see on väga oluline, et kui sul on Jumal loonud loomupärase mingi nurga, siis see tuleb Jumala kätte anda. Inimesed tahaksid kõik oleksid see piljardikuul, see ümmargune ja seda ei saa kasutada Jumala riigis. Ja Jumal on teinud niimoodi, et me oleme elavad kivid Jumala riigis ja see kivi peab asetuma teatud kohta, kus Jumal teab. Nii et mitte need nurgad ei ole Jumal loonud sulle teiste torkimiseks, vaid et sa kasutaksid seda, et see oleks teatud kohas Jumala riigis. Ma tahaksin veel näidata ühte asja siin. Kui panete tähele, siis siin sädeleb kivi. See on Eesti maakivi. Siin on näed selline ümar, nagu ta naturaalses oli. Ja siit sa eriti sädelest ei näe, võib-olla vähegi on. Siin on juba aastad tagasi ära lõhutud kivi. Ka ei sädele, aga eile ma tegin kivi selle pooleks. Sa näed, kuidas siin vaikselt sädeleb. Aga sa tead, miks ta sädeleb? Ma ei tea, kas te näete, siit kaugelt võib-olla ei ole näha. Midagi näete, eks ta nagu särab. Aga Jumal tegi seda selliseks, et ta särab. Ja tegelikult, kui me oleksime päikse käes, eile oli päike, ma vaatasin, kus ikka säras. Siin see on väga hale valgus, see on inimeste tehtud valgus, aga kui Jumala valgus tuleb, siis see on nagu peegeldab sulle seda valgust, mis sealt tuleb. Kui Jumala valgus tuleb, vaat Jumal on loonud sind samamoodi, et sa peegeldad seda valgust tagasi, ma ei tea, kui ma mätan siia samma. Ja ta tahab seda selleks, et seda saaks sündida, Jumal peab ise tahuma sind, selle mullase pinna sinult pealt ära. Ja kui me saaks selle need teemanti pildi, või selle esimese pildi, kui ta oleks võimalik, see on naturaalne, tõenäoliselt on see naturaalne teemad, mis looduses on. Ega tal ei ole mitte midagi erilist. Tegelikult on sarnane sellise tavalise kiviga väga paljud. Ja alguses me oleme kõik sellised. Tahumata ja lihvimata. Ja pange nüüd teine pilt. Ja Jumal tahab sinust, sellest, sa näed, seal on väga palju nurkasi. Ta tahab, et sinu elu oleks samamoodi lihvitud ja seda, et meister seda teeb, mitte sina ise ei hakka lihvima, et sina lihvi teiste oma naabri või abikaasa nurkasi ei lihvi, vaid lase Jumalal lihvida ise ennast. Sa näed, mida Jumal saab teha. Ma ei tea, kas need raadiost või sealt telekast vaatavad, kas nemad näevad ka seda pilti. Pange korrast, et nemad ka näeksid. Et sa näed, et Jumal tahab sinust teha midagi erilist. Sageli meil pole aimu ka, mida Jumal meist tahab teha. Just see, et sa õpid natuke andeks andma inimestele. See on üks pind, mida Jumal lihvib.
Ma saan aru, et väga raske on mingitest asjadest jahu saada oma elus. Mõned on sõltuvuses, mõned on alkohoolikud, mõned on, ma ei tea, oora elu elanud, mõned abielu rikkunud ja kui sa annad oma elu Jeesuse kätte, ta lihvib sinust sellise teemad, aga see tähendab, võtab aega, see tähendab kannatust, see tähendab läbiminemist tormidest, see tähendab, et sa pead meelt parandama paljudest asjadest, siis ta pühib selle meeleparanduse ajal. Kui sa oled selline mullaga koos, tolmuga koos, siis need sädeled tegelikult aastatega, kui sa elad mullases keskkonnas või vihma ja tormi järjes, see muutub selliseks, kui Jumal ei tee tööd sinu elus. See on selline nagu tuhm. Ja meie elu muutub samamoodi väga selliseks tuhmiks, kui me ei lase Jumalal oma ellu kõnetada, kui Jeesus kõnetab sind. Ja kui sa ei vasta sellele, siis aja jooksul su elu tuhmub ära. See sära enam ei tule, ei peegelda enam teistele inimestele, mis Jumal on valmis pannud. Iga kord, kui sa lased Jumalal tööd teha, kui sa kuulad, nagu see kotkas keskendub sellele raipele, siis kujuta ette see sama raibe, mille pärast kotkad kogunevad, teeb sinust teemanti. Või teeb seda nimetaks briljandiks tegelikult. Teemant on see algmaterjal, siis kui leitakse seda. Jumal teeb sinust briljandi. Ta tahab seda teha. Küsimus, kas sa lased tal teha, kas sa lubad tal teha, kas sa paned tähele, et sa lihtsalt tuled kogudusse ja sa võid ka kuulata ja mitte teha seda, mida Jumal räägib. Vaid siis, kui sa paned tähele ja hakkad elama selle järgi, hakkad paluma selle järgi, isegi siis, kui sul on takistused, sa ei suuda seda teha, see me kõik mingi hetk kogeme, et me ei suuda järgida tegelikult, meil on raske järgida Jeesust. Me kokkume kogu aeg läbi, haledalt. Aga selles ei ole probleem, et sa läbi kukud, vaid see, mis sa teed pärast seda, kui sa oled läbi kukkunud. Kas sa tõused püsti, kas sa otsid, kas sa nõuad Jumalat, kas sa palud talt abi. Jumal, ma ei saa üksinda siit läbi. See on nii kitsas tee, ma ei saa siit läbi. Mul on vaja, et sa aitaksid ja päästaksid mind sellest. Ja iga kord, kui sa palud ja tõsiselt seda seisad Jumal ees, käib üks lihvimine sinu elus. Selleks on ka abielust teatud mingil määral sellised lihvimised, erimeelsused. Sageli mõtled, et jama lugu küll. Äkki Jumal hoopis tahtiski, et selline lihvimine oleks. Just sellised erimeelsused, võib-olla ka tülid, sest sellisel moel ta lihvib sinult just õiget nurka. Mitte teiste inimeste torkimiseks, vaid et ta tahab sinust midagi erilist teha. See küsimus on, kas sa lased, kas sa lubad. Räägin sellest vääriskividest natukene. Et enamus vääriskive ei ole lihvimatu olekus kaunid. Nad võivad välja näha nagu tavalised kivid, aga pärast kvaliteetset lõikamist ja lihvimist ja poleerimist tuleb esile nende värvus, läbipaistvus, läige ja sära. Et see lihvitud pind ongi selleks, et see peegeldaks Jumala valgust. Jumal, mitte see vääriskivi ei sära, vaid see valgus. Näiteks kui Jumal au, Jumal on valguseks, me teame. Ja ta on öelnud, Jeesus öelnud, et teie olete maailma valgus. See tähendab mitte see, et sina nüüd oled see sära või see valgus, mis paistab, vaid see on Jumala au, Jumala valgus, mis paistab sinu peale ja peegeldab teistele inimestele tagasi. Et sina iseenesest ei ole mitte mingi valgus, vaid Jumala au, kes on sinus, ta võib olla sinu sees. Kui ta on saanud lihvida sinu elu, kui ta on saanud sind kätte, ükskõik mis olekus sa oled olnud, ükskõik kui patune, ükskõik kui porine, kui mullane sa oled oma eluga, tema saab sinuga hakkama, tema saab sind puhastada, ta teeb selle väga kauniks ja lihtsalt lase lihvida. Ära karda seda kuumust, mis sageli Jumala teenimisega tuleb või Jumalat teenides ja et see tasub ennast ära. Sageli saadakse sellist hiljem aru alles, vanas eas. Kogudus on üks see koht, kus toimub hea lihvimine. Paljud inimesed ei suuda mõnda inimest taluda, siis ma lähen minema, ma ei suuda, siin on sellised imelikud inimesed. Aga Jumal äkki tahab, et ta oleks just sellised imelikud inimesed. Ta lihvib sind nende inimeste kaudu. Nii et see on väga oluline, et
ei maksa oodata teistelt inimestelt, et miks see inimene selline või naa on. Sa vaata, mis on enda südames toimub. Vaata, kuidas sa käitud nendega, kes on vastikud sinu jaoks. Jumal on loonud need inimesed sinu jaoks. Olgu ta või sinu oma abikaasa. Kui ta käitub vastikult, siis see on just sinu lihvimiseks. Mitte, see ei ole õigustus. Kergemeelselt, mulle ei meeldi, ma lahutan. See töö, mis Jumal tahtis teha, see jääb pooleli. See teemant jääb lihvimata. See jääbki nagu see tavaline kivi, mullane kivi. Aga Jumal tahab midagi erilist teha. Anna ennast Jumala kätte tema lihvimiseks. Olete kuulnud ka sellist asja, et mõned inimesed räägivad otse asju. Mina olen ka palju öelnud otse, aga isegi kui sa räägid tõtt, tahtes öeldes midagi otse, siis need sõnad võivad olla väga toored, kui sa ütled otse. Jumal tahab, et see, mida sa suust välja ajad, mida sa räägid, kõik need sõnad, mida sa räägid, et see oleks need vajavad nagu leib, vajab laagerdumist. Ta peab kerkima, tal on aega vaja. Isegi kui sa räägid tõtt, siis see peab armastuses saama natuke laagerduda. Sa pead laskma Jumalal nagu tööd teha oma elus. Et see, isegi kui see on tõde, mis sa räägid, et sa sellega hakkad tapma oma ligimesi, vaid et sa oled vait ja lased oodata, millal see õige hetk aeg on, et seda tõde rääkida. Ja Jumal tahab, et koguduses just sellisel moel sind kasvatada ja üles ehitada. Et selleks on vaja aega ja küpsemist. Et leib, mis on toores, tainas, see ei kõlba süüa. Ja. Ma tegelikult lapsepõlves, ema tegi seda juubeli torti või kooki või mis ta on. Ma sõin toorelt seda, mulle nii maitses see. Natukene ema talus seda, kui hakkasin liiga palju sööma, siis oli vihaseks. Ma peale, kuule lõpeta ära, me tahame seda ka süüa. Küpset nagu seda kooki. Ja siis, kui see küpsena, see oli veel parem. Aga see ongi, et me sageli nagu tahame ruttu ja kohe ja nii toorelt süüa, aga väga paljud asjad ei maitse üldse hästi, kui nad on toored. Ja samamoodi Jumala sõna. Kõik see, mis Jumal sulle räägib, see võib olla toores, kui sa ei ole lasknud laagerduda sellele oma südames. Ja selleks on aega vaja, selleks on vaja kannatust, võib-olla ka teatud pingeid vaja oma elust läbi minna, et see hakkaks küpsema sinu elus. Ja ma loen ühe koha veel, Jakobuse 1, salm 12. See on väga oluline inimestele, kes satuvad kiusatusse. Me kõik oleme mingil määral kiusatud. See ütleb niimoodi, et õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses. Sest kui ta on läbi katsutud, siis saab ta pärjaks elu, mille issand on tõotud neile, kes teda armastavad. Õnnis on see mees, kes peab vastu kiusatustes. Ma ei tea, mida see tähendab, vastupidamine. Kas see tähendab seda, et sa ei tee pattu enam? Sul on kiusatus ja sa ei tee seda. Kas see tähendab seda, et sa võidad selle kiusatus kuidagi ära? Ma ei tea täpselt. Ma arvan, et see tähendab isegi seda, et kui sa oled järgi andnud mingil määral, et sa oled teinud valesi asju ja sa tuled ikka järgi Jumala juurde tagasi ja palud abi, siis see tähendab nagu valu ja see tähendab nagu alandlikkus, see tähendab, et sa pead alandama, et sa saad aru, ma ei saa üksinda sellest asjast võitu. Mul on vaja Jeesust. Mul on vaja, et Jeesus helistaks mulle. Ja et mul on vaja, et see mitte punasele, mitte ignoreerida, vaid rohelisele vajutada. Et ta hakkaks mulle rääkima sellest kiusatuste keskel, et ta aitaks mind, sest tema sõnad on need miski, mis toovad sulle pääste. Tema sõna on miski, mis teeb sulle tervise, toob sulle, mis toob sulle võidu nende kiusatuste keskel. Sina omast jõust ei suuda mitte kuidagi läbi saada sellest. Ja nii ongi Jumal ette näinud, et sa ei saagi omast jõust. Ta ei olegi ette näinudki niimoodi, et sa saad nii tugevaks usus, et ma saan ise hakkama. Ta ongi teinud, et see on sõltuvus Jumalast, et sa vajad Jeesust igas olukorras. Ja see inimene, kes võib-olla käib käpuli, tuleb pidevalt Jumala järgi, ta teeb sellest inimese õnnistatud meheks. Ta ütleb, et õnnis on mees, kes kannatab ära kiusatuse, peab vastu
Vastupidamine tähendab seda, et sa ei lähe minema, et sa ei kaota lootust, vaid ma hoian Kristusest kinni. Ja siis sa saad pärjaks elu, mille ise on tõotunud neile, kes teda armastavad. See on armastus. Tulla Jumala juurde tagasi. See ei tähenda, et sa pead õigustama seda, aga vaid see tähendab seda, et ma tulen alati Jumala ette. Ja sellepärast ongi Jumala armulaua teenistuse seadnud. Selleks ongi mitmed muud karistimised ja muud selleks, et öelda meelde tuletada. Armulaual me tuletame meelde, mida Jeesus on teinud sinu jaoks. Ja sa tuled alati tema, sa katsud alati ennast läbi, et pühenduda sellele Jeesusele. Ma loen veel mõned kohad. Üks koht, kus Paulus räägib ühe olulise asja. Ma loen kiirelt selle koha. Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Mina ei tea, mis Makedoonia kogudustes korda on saadetud, aga nüüd on küsimus, mida Jumala arm sinu elus on korda saatnud? Mida meie koguduses Jumal on korda saatnud oma armu läbi? Mõtleme nüüd selle peale, mida Jumala arm on korda saatnud või on pooleli midagi. Tõenäoliselt on väga palju pooleli veel. Aga kas ta on midagi korda saatnud sinu elus? See on küsimus. Makedoonia kogudusest Paulust andis tunnistusse, mis seal korda saadeti, ma ei tea. Aga ka sinu elus Jumala arm tahab midagi korda saata. Tahab korda teha midagi. Näiteks seda mullase pinna ära lihvida sinult, sellised patud ära lihvida sinu pealt. Tahab kõik selle halva, mis sinu elus, ta tahab lihvida seda sinust välja. Ja see on Jumala arm. See on Jumala arm, kui sa oled, armu vajavad need, kes on patused, kes on eksinud, kes ei vasta nõuetele nii-öelda. Ma loen nüüd vist viimase kirja koha. Esimene Johannese kiri, 3. peatükk ja salm 2. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Tõenäoliselt me ei ole veel sellised teemandid. Võib-olla sa kujutad ette, et sa oled, aga tegelikult sa ei ole. Aga veel ei ole see avalikuks saanud, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, Jeesus siis me oleme tema sarnased. Sest siis me näeme teda nii, nagu ta on. Siis me näeme teda nii, nagu tema on. Siis, kui Kristus saab avalikuks, ta tahab avalikuks saada juba nüüd, enne tormi. Nüüd enne neid olukordasi, milles sa elus vastu lähed. Ta tahab saada avalikuks, ta tahab tegelikult, ta näitab ennast küll tasapisi, vähe haaval, aga lase Jeesusel seda head tööd teha. Las ta õpetab sulle, kuidas keskenduda nagu kotkas. Siis sa näed, mis Jumal teeb sinu elust. Aga nüüd ma lõpetan ja palvetan ka. Oleks tore, kui me tõuseksime ja paletaksime. Kallis taeva, isa, ma täname sind selle teenistuse eest. Isa, ma tänan selle sõna eest, mis sa mulle andsid ja mis sa meile oled andnud. Isa, ma palun, et sa lihviksid meie elu. Puhastaksid meid ja pühitseksid meid. Isa, ma palun, et sa teeksid seda head tööd ja ära jätta seda pooleli meie elus. Sina ei jätagi pooleli, aga meie sageli jätame pooleli. Isa, me palume andeks, kui me oleme pooleli jätnud selle asja. Kui me oleme taganenud sinust või me oleme selja pööranud või me ajame oma õigust taga. Jumal, anna meile andeks. Et me oleme tahtnud, meil on suured ambitsioonid sageli ja me sõidame sageli teiste huvidest üle ja nõuame ja tahame oma asju, võib-olla küll mitte avalikud, aga salaja südames. Isa, sina näed seda südames, sa näed neid soppe, mis me südames toimub. Sa näed kõike neid valesi asju, mis seal toimub. Sa näed neid salajasi asju, mida me inimestele ei näita. Mitte kunagi, isegi mitte abikaasale. Sa näed seda kõike. Ja sina tahad seda lihvida välja meie seest. Sest see ei kõlba Jumala riigi jaoks. Kõik see, mis on must, räpane, kõik see, mis need on, mida sina näed ja tead kõik. Isa, palun lihvise välja meie südamest. Palun tee see tööd meie südames. Puhasta meid enese austuseks.
puhasta meid enesele kiituseks. Et kui me midagi ütleme või teeme, siis see toob au Jumalale. Et see austab Jeesust. Kõik, mida me räägime, et need sõnad, mida me räägime, et need ei oleks kergemeelsed albisõnad ja tõotused. Vaid kui me midagi ütleme, siis me läheme koos selle sõnaga, mis sa oled meile öelnud, läbi tormida, läbi kõige. Ja siis sina tood selle ilu välja. Kui mitte nüüd, siis pärast surma, pärast üles tõusmist. Aga isa, nii kaua, kui me elame selles elus, nii kaua, kui me siin elame, kõigi nende kiusatuste keskel, kõigi nende sellises keskkonnas, kus on patt, kus on maine, kus on lihahimu, silmahimu, elukõrkus. Isa, hoia meid oma nime pärast. Hoia meid Kristuses Jeesuses. Pese meid Jeesuse verega. Jumal, kui me oleme nüridaks jäänud oma elus, siis sina oled see meister, kes poolitab selle kivi ja toob esile selle puhtuse, selle sära, mis seal kivi sees on. Poolita meie need valed nurgad ära ja too esile need õiged nurgad, õiged pinnad. Isa, me anname oma südame, oma elu, oma mõtted, oma elu, oma sõnad ka, mida me räägime. Sageli, millest me pärast kahetseme, mida me ütlesime. Me anname need kõik sinu kätte. Palun puhasta meie keel, mida me suust välja ajame. Puhasta meie südame mõtted. Kõik, mis me elus valesti sageli on. Need abielu rikkumised, need hooramõtted ja need suured ambitsioonid, mida me tahame kadedused sageli ja see jõukuse ja õnne tagaajamise mõtted, mis sageli saab ebajumala teenistuseks paljudele inimestele. Tahavad saada jõukust ja turvalisust ja rikkust, saamata aru, et see võib olla ohtlik tee. Mitte, et selles rikkuses halba midagi oleks, vaid et see on ilma Jumalata tagaajamine. Isa, ma palume, anname oma südame, kõik anname sinu kätte ja palun pühitse meid Jeesuse nimes ja Jeesuse verega. Aitäh sulle, taevani isa. Aitäh, et sa oled iga inimese, kes siia on tulnud. Et sa oled nad kätte saanud, et sa lõpetad selle töö. Ma tänan nende südamete eest, kes lasevad seda tööd lõpuni teha. Õnnista neid inimesi. Õnnista neid, kes me kõik siin oleme. Õnnista neid kotkaid, et nad leiaksid selle, mille pärast nad keskenduvad. Nad leiaksid Jeesuse. Selle korjuse, keda me mälestame igal armulaual. Me koguneme Jeesuse pärast, selle korjuse pärast. Koguneme iga pühapäev. Anname oma südamed kuulda, mida sinul on meile öelda. Aitäh sulle, Jeesus, selle eest, mis sa ristil tegid. Aitäh selle eest, et meil on võimalus saada vabaks. Et sina teed head tööd igaühe südames. Aitäh selle eest. Ja õnnista igat inimest, õnnista kogudust. Ja õnnista kõiki meie koguduse inimesi. Ükskõik, millised nad ka ei ole. Õnnista ja hoia neid. Amen.